valelikud. Meie teeme kokkuleppe ja nemad, kui ma teen temaga kokkuleppe, meil on kokkuleppe ja ta lahkub, ta räägib, me teeme kokkuleppe, kõik olid nõus, tuumarelvi ei ole, leppisime kokku. Nad lähevad välja ja räägivad ajakirjandusele, nad ütlevad, et me pole sellest kunagi isegi rääkinud, nendega on midagi valesti, nad on hullud. Trump teeb Reli rahule lõpu pärast seda, kui NATO annab täieliku toetuse ja muudab Ankara tippkohtumise karmiks pöördepunktiks Iraani režiimi vastu. Otsus tehti 8. juulil 2026 pärast seda, kui kaubalaevu rünnati Hormuzi väinas ja pinged lõid taas lõkkele. Ühel maailma tähtsaimatest mereteedest saabus Donald Trump Türki NATO kohtumisele ja leidis olukorra, mis enam ei võimaldanud pehmet sõnavõttu. Laevad said pihta, naftale avaldati survet, liitlased nõudsid selgust ja Teheran püüdis näidata jõudu just selles punktis, kust liigub energia mitmesse riiki. Ameerika vastus tuli uute rünnakutega Iraani sihtmärkide pihta ja ajutise kokkuleppe praktilise lõpetamisega, mis püüdis sõda ohjeldada. Mark Rutte, NATO peasekretär, andis Trumpile vajaliku poliitilise toetuse, kinnitades, et USA reaktsioon oli vajalik, sest relvarahu ei tohi olla kilbiks. See ei ole palju. Rahvas jumaldas. Mark Rutte, NATO peasekretär, andis Trumpile vajaliku poliitilise katte, kinnitades, et Ameerika Ühendriikide reaktsioon oli vajalik. Sest relvarahu ei saa olla kilbiks, mis võimaldab agressoril rünnakuid jätkata. Just Seal ei olnud Ankara enam pelgalt diplomaatiline kohtumine, vaid sõnu. Kes proovile paneb tsiviillaeva, rahvusvahelise marsruudi ja ameeriklaste kannatlikkuse, võib kaotada koha läbirääkimiste laua taga. Mida Trump tegelikult lõpetas? Miks NATO tema poolel asus? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Trump teatas Ankaras, et tema jaoks on ajutine kokkulepe Iraaniga lõppenud. Kas on visimusi? Härra president, kas relvarahu on läbi? Kas relvarahu on lõppenud? Kas vastastikuse mõistmise memorandum on surnud? See on minu jaoks väga huvitav küsimus, ma arvan, et see on läbi. Ma ei taha nendega enam tegemist teha, nad on saast. Kas sa tead, mis on saast? Nad on saast, nad on haiged inimesed, neid juhivad haiged inimesed ja nad on julmad ning vägivaldsed inimesed. See avaldus tuli pärast rünnakuid, mida omistatakse Teheranile 3 laevale Hormuzi väinas. Contra 3 embarcações no estreito. Ja pärast Ameerika sõjalist reaktsiooni. Ameerika Ühendriikide president ütles, et ta ei soovi enam Iraani juhtkonnaga tegemist teha ja pidas läbirääkimisi aja raiskamiseks. Ja äri, see tähendab kokkulepete sõlmimist. Kogu mu elu on see nii olnud, nii ma saingi presidendiks. Ma arvan, et see on ka kokkulepe, eks? Aga ma teenisin palju raha, olin väga edukas, mul oli tohutu edu. Kõik, mida ma tegin, õnnestus mul. Ja ma tegelen nende tüüpidega ja ütlen, et nad on hoopis teisest puust. Nad on valetajad, petised, nad on haiged inimesed. Nad on oma enda rahvale kahju teinud. See polnud vaikne lahkuminek ega mingi külm ametlik teade. See oli avaldus, mis tehti NATO tippkohtumise keskel liitlaste ees, kes püüdsid ühtsuse muljet jätta. Kui kriis muutus reaalseks ja mõjutas merendust, kasutas Trump seda võimalust, et kujutada Teherani vaherahu rikkujana ja õigustada Ameerika vastust. Ja nad ei tea, ma ei usu, et nad teavad, mida nad teevad. Aga nad on halvad inimesed, väga halvad inimesed. Muide, ma arvan, et nad on ebakompetentsed, sest kui nad oleksid pädevad, oleksid nad juba ammu kokkuleppele jõudnud. Umbes 47 aastat tagasi. Nii et nad on juba 47 aastat probleeme põhjustanud. Ja nemad... Korralduse sihtmärgiks olid rajatised, mis olid seotud Iraani võimega ohustada laevandust. Samal ajal kui Washington tühistas ka loa, mis lubas Iraani naftamüüki globaalsel turul, tõusis Mark Rutte selles loos keskseks tegelaseks. NATO juht ütles, et kui on kehtestatud relvarahu ja Iraan rikub seda, muutub USA tugev reaktsioon ülioluliseks.
Tegelikult andis Rutte Trumpile selle, mida osa Euroopast püüdis vältida, avaliku ja otsese kinnituse. Ja seda kriisi kõige tundlikumal hetkel. NATO ei arutanud ainult sõjalisi kulutusi, kaitseplaane ja Ameerika kohalolekut Euroopas. Allianz tõugati Iraaniga peetava sõja keskmesse, sest agressioon merel tõstatas lihtsa küsimuse. Kas organisatsioon kaitseb rahvusvahelist korda või vaatab pealt, kuidas Teheran seab merel reeglid? Trump kasutas tippkohtumist ka selleks, et survestada liitlasi, kes soovivad Ameerika kaitset. Ilma tegeliku vastutasu pakkumata sai Hispaaniast kõige selgem sihtmärk. Ameerika president väitis, et oli andnud käsu katkestada kaubandus hispaanlastega ning süüdistas Madridi selles, et nad on NATOs halb partner. Eriti Hispaania, mõned teised ka, eriti Hispaania, nad on selle suhtes avalikult vaenulikud. Näeme, kas nad jätkavad samamoodi, kui nad helistavad ja ütlevad: palun, me tahame teiega läbi rääkida. Härra, me tahame läbi rääkida. Nad teenivad meie pealt palju kasumit, aga vaatame, nad hakkavad palju vähem teenima. Ma ei taha nendega mingit äri ajada. Ärritus ei tekkinud tühja koha pealt. Hispaania oli vastu alliansi uuele sõjaliste kulutuste eesmärgile ja keeldus samuti lubamast baaside ja õhuruumi kasutamist operatsioonides, mis on seotud sõjaga Iraani vastu. Trumpi jaoks ei sobi selline hoiak enam allianssi, mis sõltub Ameerika võimust. Kui oht kasvab, tehke seda Hispaaniaga. Katkestage kogu kaubandus Hispaaniaga, palun. Kaasa arvatud külastused, eks. Me ei taha midagi pistmist. Vaadake, kuidas nad jooksevad tagasi. Nad tulevad tagasi. Nad kohtlevad seda meest kohutavalt. Surve Hispaaniale oli hoiatuseks teistele Euroopa pealinnadele. Trump tegi selgeks, et ta ei aktsepteeri vana mängu, kus Ameerika Ühendriigid maksavad suurema osa arvest kinni. Nad võtavad endale sõjalise riski, hoiavad üleval tuumaheidutust ja saavad veel moraali jutlust valitsustelt, kes otsustaval hetkel põgenevad. NATO võttis kohustuse tõsta kaitsekulutused 5%-ni sisemajanduse kogutoodangust aastaks 2035. Osa sellest läheb kesksele kaitsele, osa julgeolekule, infrastruktuurile ja ettevalmistusele. See kasv ei sündinud Euroopa heast tahtest, vaid sellepärast, et Trump pani näpu valupunktile ja muutis sõjalise panuse lojaalsuse proovikiviks. Gröönimaa on samuti taas tähelepanu keskmisse tõusnud. Trump kordas, et Ameerika Ühendriigid peaksid saart kontrollima, mis kuulub Taani kuningriigile ja on autonoomne. Ma olen rahul NATOga selle eest, mida nad Gröönimaal tegid, aga mitte sellepärast, et nad ei tahtnud meid aidata. Suurima riikliku terrorismi toetajaga, kelleks on Iraan. Teema häiris eurooplasi, kuid näitas ka strateegilise võitluse ulatust Arktikas. Gröönimaa ei ole lihtsalt jääkaardil, see on asukoht, marsruut, jälgimine, maavarad ja kohalolek planeedi põhjaosas. Donald Trump peab seda riikliku julgeoleku küsimuseks. Ruti sõnavõtt Ameerika Ühendriikide pühendumisest NATOle omas samuti poliitilist kaalu. Ta ütles, et Ameerika Ühendriikide pühendumises alliansile ei ole kahtlust, kuid lisas, et eurooplased ja kanadalased peavad oma kulutused ühtlustama Ameerika Ühendriikide omadega. Aga ka sinu enda pärast. Seega, haara sellest kinni, et võita, see on olemas. Sina tegid seda, käisid Haagis ja nüüd nad viivad seda ellu. Ja Gröönimaal, sina ja mina tegime kokkuleppe Davosis. Mina tagan, et see kokkuleppe viiakse ellu. Samm-sammult saad sa paigaldada kuldse kupli. Gröönimaal toimuvad kolmepoolsed kõnelused, mida juhib Marko koos gröönlaste ja taanlastega. Nende võimaliku põhiseadusliku positsiooni muutmise üle kuningriigis. Trump tahab tugevaid, kasulikke liitlasi, kes suudavad osa koormast kanda. NATO püüdis tippkohtumist esitada kui ühtsuse tõendit, kuid Ankaras nähtud ühtsus tekkis ehmatuse, surve ja arusaama tõttu, et ilma Ameerika Ühendriikideta kaotab liit tõelise jõu. Hiina tuli Trumpi kõnesse teist teed pidi. Ameerika president märkis, et Peking ei olevat andnud Iraanile varustust ning kiitis Xi Jinpingi. See oli kaalutletud valik. Nii et ma arvan, et nad on meid hästi kohelnud. Arvan, et Hiina on meid hästi kohelnud. Ma olin koos president Xiga ja ütlesin, loodan, et sa ei lähe sõtta, sest me ei taha seda. Ta saab üle 50% oma naftast Hormuzi väina kaudu ja pole kunagi sõtta läinud. Ta ei andnud neile varustust. Ta oli suurepärane, olen president Xi suur fänn. Öeldes, et Xi tegutses hästi. Selles punktis jättis Trump võimaluse hoida Hiinat Iraani režiimi otsesest toetamisest eemal ja samal ajal näidata, et tema surve ei ole sõda kõigi vastu. Praegune sihtmärk on režiim, mis ründab laevu, eirab kokkuleppeid ja ähvardab rahvusvahelist laevateed.
Ankara tõi samuti esile Türgi rolli, hoolimata vanadest pingetest, mis on seotud Iisraeli, Iraani, õhutõrje ja Türgi enda suhetega NATOga. Trump suhtus Erdoganisse soojalt, kuid sõnum selle taga oli selge. Mulle meeldib Erdogan tõesti, ta meeldib mulle. Ta võttis mind vastu punase vaibaga, ta on suurepärane. Ta oleks võinud sõtta minna, räägitakse, nagu ka Bibi puhul. Mulle meeldib Bibi. Ma arvan, et Bibi oli suurepärane peaminister sõja ajal, aga Bibi ütles eile Türgi ja Erdogani kohta karmid sõnad. Ja ma ütlesin, tead, ma rääkisin temaga ja ütlesin. Ta oleks võinud sõtta minna, sest talle ei meeldi eriti Iisrael ega ka Bibi. Ja ta ei läinud sõtta minu pärast. Ja see on sõjaline suur võim, miljoneid sõdureid. Türgi on väga tugev, neil on palju meie parimat varustust. Nad üritavad saada F-35 lennukeid, aga ta ei saanud neid. Ta tahtis, ta oleks sõtta astunud, kui mitte minu pärast, oleks ta sisse tulnud ja jäänud teisele poole. Türgi võib kõigiga rääkida, kuid ei saa lubada, et Iraan muudab piirkonnas survevabaks tsooniks. Trumpi kohalolek Türgi pinnal, Rutte kõrval ja Euroopa liidrite silme all näitas, et Iraani kriis ei jäänud kinni Lähis-Idasse. Iraani kriis jõudis Atlandi alliansi peasaali. Iraani režiim vastas, püüdes pinget suurendada. Pärast Ameerika rünnakuid rääkisid Iraani ametnikud USA-ga seotud sihtmärkidest Pärsia lahes. Me kõrvaldasime nende esimese juhtide grupi, nende teine juhtide grupp tahab kõrvaldada Zeva juhi. Ma olen kõigis nimekirjades, nägin täna hommikul linki, olen kõigis nende nimekirjades ja siiani arvan, et mul on natuke vedanud, aga võib-olla see ei kesta kaua, sest nii need asjad ongi. Aga meil on suurepärased inimesed, lihtsalt nemad on haiged pahad inimesed ja me peame nende vähi eemaldama. Nende vähi. Tead, mida sa teed? Sa pead vähi varakult välja lõikama, mees, nii ma tunnen. Kui režiim kasutab läbirääkimisi selleks, et hingata ja siis ründab taas tsiviilseid mereteid, siis diplomaatial hakkab olemast lahendus ja muutub uue provokatsiooni kattevarjuks. Just seda punkti kasutas Trump Ankaras jõuliselt ära. Turg tundis mõju, Trump teab seda. Seetõttu ei piirdunud vastus ainult sõjalise valdkonnaga. Kui ta lõpetas Iraani nafta müügiloa, ründas ta režiimi üht peamist rahalist ellujäämise allikat. Karm retoorika Iraani juhtkonna vastu, kuid see polnud juhuslik. Trump nimetas juhte haigeteks ja andis selgelt mõista, et ta ei usalda lähiajal uusi läbirääkimisi. Nad on valetajad. Kas nad on petised? Kas nad on haiged inimesed? Nad vigastasid oma enda rahvast. Nad tapsid 54 000 inimest, kes protesteerisid. Kui küsitakse, miks nad ei võtnud võimu üle? Nad ei saa, sest nad on surnud, nad tapsid nad. Keegi ei võta võimu ilma relvadeta, nad surevad teisel pool kuulipildujate all. Meedia jätab selle mainimata, aga nad on halvad inimesed. Nad on halvad inimesed ja ausalt öeldes ma ei taha nende peale oma aega raisata. Nüüd lasen meie imelisel läbirääkijatel jätkata rääkimist, kui nad tahavad, aga ma ei näe seda juhtumas. Kiil oli karm, kuid järgnes hetke loogikale. Ta tahtis näidata, et ei pea Teherani keeruliseks partneriks, vaid režiimiks, mis kasutab rünnakut, ähvardust ja valet meetodina nende jaoks, kes toetasid veel üht läbirääkimisvooru. Vastus tuli koos poliitilise suitsuga Ankaras. Läbirääkimised ilma tagajärgedeta muutuvad kutseks järgmisele rünnakule. Hispaania jäi isoleerituks näitena liitlasest, kes trotsib Washingtoni, kuid sõltub endiselt Ameerika kaitsevarjust. Hiina kerkis esile mängunupuna, mida Trump püüab Iraani teljest eemal hoida. Türgi kerkis esile kui lava ja sild. NATO lahkus tippkohtumisel, püüdes oma jõudu tõestada, kuid suur pilt oli see, et Trump juhtis päevakorda, survestas liitlasi, karistas vaenlasi ja sundis kõiki pooli valima. Relvarahu suri, sest Iraan kompas piire vales kohas. See polnud Trump, kes otsis tühja kriisi, et tugevana paista. Need olid rünnakud Hormuzi väinas, mis panid kaubalaevad, energia ja Ameerika usaldusväärsuse samale lauale. Erinevus seisnes selles, et Trump ei lasknud juhtumist saada lihtsalt hukkamõistvat avaldust. Ta kasutas NATO tippkohtumist, et muuta Iraani rikkumine sõjaliseks vastuseks, majanduslikuks surveks ja avalikuks survestamiseks selgrootute liitlaste vastu. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt kasutades ekraanil kuvatavat PIX võtmekoodi. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.